USA ja Iraani vahel sõlmitud kokkulepe, mille saavutas Donald Trump, põhjustas tõelise massilise protesti Ameerika Ühendriikides, eriti tema enda tulihingeliste toetajate seas MAGA liikumisest. Ameerika meedia kirjutab sellest nii. President Trumpi Iraani leping avas plahvatusohtliku teise rinde Trumpi toetajate kodusõjas, mille vallandasid sõjakalt meelestatud liitlased, kes peavad USA järeleandmisi eksistentsiaalseks reetmiseks nii Iisraeli kui ka Ameerika Ühendriikide suhtes. Ja Donald Trumpi jaoks võib see lugu väga halvasti lõppeda, sest praegu on kõige võtmelisemad Ameerika presidendi konservatiivsed toetajad, kes toetasid kogu sõda Iraani vastu, äkitselt aru saanud ja küsivad, mis leping see on, mis reetmine see on. Ütleme nii, et Trumpile on otse öeldes vesi peale tõmmatud. Aga ütlen kohe ära, et Valges Majas on süüdlane juba leitud ja kõik läbikukkumised kirjutatakse ühe huvitava inimese arvele. Arutame, mis selles Ameerika loos toimub ja kuidas meedia ning parempoolne toetajaskond sellele reageerib. Minu nimi on Aleksei Pitši ja arutame selle teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Pitši uudised. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii et link sellele on selle video kirjelduses. Alustan saale tsitaadiga väljaandest Axios. 2 ametiaja ja 11 aasta jooksul poliitilise tähelepanu keskmes ei ole ükski küsimus jaganud Donald Trumpi pooldajaid nii tugevalt kui sõda Iraaniga. Kui algasid Ameerika rünnakud Iraani vastu, juhtivad isolatsionistid nagu Tucker Carlson ja Marjorie Taylor Greene jäid kõrvale. Trumpi kritiseeriti selle eest, et väideti, nagu oleks Trump loobunud põhimõttest Ameerika ennekõike Iisraeli kasuks. 3 kuud hiljem, kui ajutine kokkulepe oli saavutatud ja rahu näis olevat käeulatuses, juhivad vabariiklastest sõjakullid, kes varem tervitasid Trumpi selles võitluses, nüüd ise ägedat mässu. Teisisõnu, mõlemad MAGA liikumise leerid sattusid äkitselt vastuolulisse olukorda. Praegu nõuavad Iisraeli toetavad USA konservatiivid tutvumist Trumpi ja Iraani vahelise memorandumiga, väljendades rahulolematust nii selle tehingu salastatuse kui ka oletatava sisuga. Nad ütlevad, et kui leping Iraaniga on tõesti nii suurepärane ja kajastab täpselt Ameerika Ühendriikide huve, siis miks seda ei näidata avalikult Ameerika rahvale enne selle allkirjastamist Genfis reedel? Miks seda varjata? Aga kui see leping on tõesti ülihea, tehing on ülihea, siis näidake seda ameeriklastele. Ja siin lisab Valge Maja veelgi õli tulle. Alguses teatati seal, et lepingu tekst avalikustatakse teisipäeval või kolmapäeval. Aga juba kolmapäeval ütles Donald Trump, et see võib juhtuda reedel, ehk siis lepingu avalikustamine, kuid alles pärast ametliku allkirjastamist tseremooniat Genfis. Ja nüüd küsivad nii MAGA liikumine kui ka vabariiklaste juhtkond kongressis, miks seda dokumenti ei näidatud isegi neile, isegi kongressi liikmetele enne allkirjastamist. Muide, sama kehtib ka Iisraeli kohta, kes hoolimata osalemisest relvarahu kokkuleppes pole siiani saanud ametliku vastastikuse mõistmise memorandumi koopiat. Teisipäeval õhutas Trump negatiivset reaktsiooni, kiites Iraani läbirääkijaid kahepoolsel kohtumisel Katari emiiriga, kes on läbirääkimiste võtmetähtsusega vahendaja, kuid keda muide paljud Iisraeli-meelse vabariiklased ei usalda. Kuid Izraelski respublikanse. MAGA liikumise aktivistid läksid üldse marru, kui Trump hakkas iraanlasi kiitma kui ülikõvasid diplomaate. Järgneb Trumpi tsitaat. Meil on tegemist inimestega, kes minu arvates on väga ratsionaalsed. Iraani ametnikega on meeldiv asju ajada. Nad ei ole radikaliseerunud, nad lihtsalt püüavad oma riiki aidata. Ja siis parempoolsed vabariiklased küsisid äkki. Kui need on nii toredad inimesed, siis miks Donald Trump ise varem nimetas neid terroristideks või Iraani režiimiks? Aga need on ju toredad inimesed, kes lihtsalt, tsiteerin, püüavad oma riiki aidata. Trumpi liitlaste, kes toetavad Iisraeli, vastuväited jagunevad peamiselt 3 kategooriasse. Esiteks võimaldab vastastikuse mõistmise memorandum Iraanil kohe alustada naftamüüki, avab tee sanktsioonide tühistamiseks, vahendite vabastamiseks ja $300 miljardi suuruse taastamisfondi loomiseks järgmise etapi tuumaläbirääkimiste. Ameerika ametnikud rõhutavad, et rahaline abi seotakse kokkuleppe tingimuste täitmisega, kuid karmima joone pooldajad lähevad marru juba ainuüksi mõttest, et raha jõuab Teherani ja ütlevad, oodake,
Trump kritiseeris nii paljud Barack Obamat selle eest, et ta kunagi andis Teheranile $400 miljonit, aga nüüd anname Iraanile veelgi rohkem raha. Kas te olete üldse mõistuse juures? Teiseks on kuudepikkune ülekaalukas sõjaline jõud halvanud Iraani tuumataristu ja tema tavapärase sõjalise kaitse. Ja nüüd väidavad karmima joone pooldajad, et astudes 60-päevasesse läbirääkimisperioodi ja lõpetades praegu mereblokaadi, kaotab Trump Iraani suhtes pretsedenditu survevahendi. Ja kolmandaks. Kriitikud lükkavad tagasi oletuse, et Iraani saab kallutada mõõdukusele. Seda muret jagatakse ka enda valitsuses, muide Trumpi valitsuses. Ja eelmisel päeval tuletan meelde, rääkisin sellest siin USA keskprogrammi direktor John Redcliffe. Ja eelmisel päeval tuletan meelde, rääkisin sellest siin YouTube'i kanalil, et USA keskluureameti direktor John Redcliffe hoiatas Donald Trumpi, et Ameerika luureteenistusel on tõsiseid kahtlusi Teherani valmisolekus teha tuumajäreleandmisi, mis on vajalikud mitte praeguse memorandumi, vaid lõpliku kokkuleppe sõlmimiseks. Lõpuks ei saa isegi need magaliikumise liikmed, kes toetasid Donald Trumpi sõja alguses, enam üldse aru, mis toimub. Näiteks Fox Newsi kommentaator Mark Tisson nimetas väljavaadet anda Iraanile $300 miljardit katastroofiks. Tsitaat. See on sama, kui pakkuda Saksamaale teise maailmasõja ajal Marshalli plaani, kui natsid olid veel võimul. Ja teate, naljakas on see, kuidas teised Donald Trumpi toetajad vabariiklikust parteist käituvad. Näiteks senaator Lindsey Graham väitis, et Donald Trump pole igal juhul süüdi. Ja kutsus selle tehingu arhitekti ehk asepresident J.D. Vance'i kongressi ilmuma. Et selgitada, mis tehingute seal siis õigupoolest allkirjastate. Kas te mõistate, nüüd langeb kogu süü mitte Trumpile, vaid J.D. Vance'ile, kes muide, ma tuletan meelde, oli üldse Iraaniga sõja alustamise vastu selle aasta veebruaris. Ta ütles, ärge sõdige, milleks see sõda? Milleks see sõda? Nüüd ongi saatuse iroonia selles, et just Vance jääb selles süüdi. Lühidalt öeldes, nüüd langevad kõik patud J.D. Vance'i kaela. Pole ime, et Trump saadab just J.D. Vance'i reedel Genfi iraanlastega seda lepingut allkirjastama. Ja siin on, mida kirjutab Axios. Tsitaat. J.D. Vance võib selle tehingu poliitiliste tagajärgede suhtes haavatavam olla kui Donald Trump ise, kes võib alati esitleda end presidendina, kes astus vastu Iraanile ajal, mil keegi teine ei julgenud seda teha. Kaitstes tehingut teisipäeval Megyn Kelly saates. Vance lükkas tagasi karmi joone pooldajate kriitika, öeldes, et nad tahavad lõputut konflikti, mis kestab seni, kuni iga iraanlane on hukkunud. Ja seejärel kutsus ta magaliikumise skeptikuid koalitsioonis püsima. Risk, millega seisab silmitsi J.D. Vance 2028 aastal, seisab selles, et ta pärib mõlemad lõhepooled. Ühelt poolt sõja, mis tõukas eemale isolatsionistid ja maga, ning teiselt poolt kokkuleppe, mis vihastas selle karmiliinilisi toetajaid. Lõpetuseks tool ühe huvitava tsitaadi konservatiivselt kommentaatorilt Ben Shapiro, kes ütles järgmist. Kui president allkirjastab ebasoodsa kokkuleppe, on paljud meist, kes teda tervitasid ja toetasid, pidades tema tegusid Iraanis kangelaslikuks, äärmiselt pettunud. Aga nagu te aru saite, ei jää süüdi Trump. Süüdi jääb J.D. Vance. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes anmetuse selle video kirjanduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Seal on nii Patreon, Buy Me a Coffee, isegi krüptorahakotid, pangarekvisiidid kui ka YouTube'i sponsorlus. Valige endale sobivaim viis, olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.